teile tinanööpide tegemist. Tinanööbid on ette nähtud rahvariiete kaunistamiseks, sellepärast et tina on habras materjal ja teda päris nööpidena kasutada ei saa. Aga kuna mehed olid edevad, tahtsid, et nende rahvariided oleksid kaunid, siis mõtlesid välja tinanööpide valmistamise. Vask oli raske materjal, seda pidi sepp valmistama, sulatama, tegema. Aga tinanööpidega sai iga meister, iga talunik hakkama. Ja tinanööbid on siis meeste pikkuue ehte asi. Nööpe kasutati hõlmade ilustamiseks, taskutel ja ka varrukatel. Tinanööpide tegemise vormid ehk valemid vaatasin Rahvamuuseumist ja selgus, et Eesti rahvas kasutas ka mustriga nööpe. Puuvorm on täielikult puidust ja puu ei põle ära, sellepärast et süsi tekib ja nööp enam ei põleta puitu. Siin on täielikult puidust tehtud tinanööbi vorm. Tina kasutan kas tinutamistina või siis õnnetina. Õnnetina käib sedasi, et valan, lasen kuumaks ja kallan vormi sisse. Mõne hetkega on tina angunud. 4 nööpi tuli välja. Ja kui ma nüüd need nööbid lahti teen, vaatame, kas meil augud jäid ka sisse. Et ühe jutiga saime 3 nööpi, kuna 4. auku ei ole. See tähendab, et ei tasu hakatagi üldse vaeva nägema augu puurimisega, vaid tina on korduv töödeldav materjal, sellepärast kasutame järgmisele valus. Järgmine etapp. Lõikame nööbid ära. Ja nagu näete, tina on juba jahtunud. Võib peo peal hoida. Tinanööbi kannapaksus oleneb materjali paksusest. Tinanööpi kinnitati sedasi nööriga ja läks läbi riide. Ja kui riie oli paks, siis pidi ka olema nööbikand paksem. Et siin on näha, et riie läheb peale ja see nöör ei paistagi välja. Ja teistes kohtades, vaat siin veidikene paistab, kuidas on paigaldatud tinanööbid. Konkreetsel pikkuuel on nööbid väikeste vahedega, aga mida rikkam inimene, see võis ka panna tihedamalt neid nööpe ja siis üle 100 nööbi võis ka olla. Ja nööbi paksus võis ka rohkem olla, nii et sel juhul tuli juba peaaegu kilo nööpe. Vanasti oli talunikel või ütleme maainimestel aega noaga mängida, viimistleda neid nööpe. Tänapäeval rahval on parem tehnika ja paremat tehnikat mina ei leidnud kui ainult küünetangid. Jätkame tinanööpide viimistlemisega. Küünetangid on ümmargused ja serv on ka ümmargune ja tina on pehme materjal. Ma saan lõigata, viimistleda ilusti ümaraks. Sõrmede vahel iga nööp tuleb eraldi teha. Seejärel tõmban viiliga kandilisemad servad ära. Nüüd veel sabaga natuke siledamaks. Ja ongi jälle üks nööp valmis.